Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja mõtlesin, et teen täna ühe väikese, lihtsalt sellise väikese sissejuhatava või tutvustava osa, kuna ma teen homme neid krepppaberist lampide koolitust Viljandis. Neid koolitusi tuleb muidugi veel, kui on nõudlust ja kui ma viitsin teha, siis teen natukene ettevalmistuseks. Ostsin igasuguse posu ägedaid lampe, millele peale hakkame tegema. On ka võimalik teha toorikute peale, aga mõtlesin, et miks mitte. Ja siis ma nüüd nendest karbi kaantest hakkan siis tegema neid rõngaid, kuhu peale hakkame ehitama neid krepppaberist lilli. Ja siis mõtlesin, et niikaua, kui ma siin neid joonistan ja välja lõikan, et niikaua ma ajan teiega natukene juttu. Nii, selle krepppaberi lambi mõtte sain kunagi sealt Pinterestist, nagu ikka. Pinterest on hea koht ideede tekitamise jaoks. Siis ma sealt Pinterestist sain sellise idee ja loomulikult ma proovisin kohe ise järgi. Ja kuna see tuli nii äge välja, siis ma mõtlesin, et miks mitte õpetada ka teistele. Klõbistan natukene siin. Ja nüüd ma siis teengi teistele ka. Nii, et vahepeal on vaja natukene rohkem sellist loomingulist tegevust ka. Muidu on ainult vaimset tööd kogu aeg. Siis natukene loomingulisemaid asju ka vahele. Sellepärast, et nii-öelda aju saaks puhata. Nii, selle kausi ma loodetavasti ei rikkunud ära. Niimoodi. Ja neid krepppaberist lampe, see oli nii huvitav, et ma algul tegin selle Pinteresti järgi selliseid lampe, mis käivad lakke. Ostsingi need spetsiaalsed lambitoorikud, mille peale siis saab ükskõik milliseid kupleid teha. Ja tegin selle laelambi valmis ja siis oli meil Lukemõisa savikojas käin savi tegemas, keramikat. Ja siis pakkusin seal ka välja selle lambide koolituse. Ja maru lahedalt seal see juhendaja, kes meil seal on, Gea siis ütles, et davai teeme. Nüüd teeme siis esialgu, et teeme omaenda savimuttidele nii-öelda. Ja siis mõtlesin, et okei, teeme, aga kuna neid inimestel on ju ikka ajad, kui liiga ruttu on ajad ära planeeritud. Ja siis oli huvilisi meil natukene vähem, siis mõtlesime, et kuulutame siis Lukemõisa lehe peal ka välja selle lambitööga. Ja siis ma vaatasin, et Geal oli sinna pandud kirja, et on võimalik teha, mis oli seal, laelampi ja seinalampi. Ja siis ma mõtlesin, et opa, seinalampi, et ma ei teanud seinalampi toorikuid, ma küll ei ole kuskil näinud. Aga mõtlesin, et tead, kui see juba seal kirjas on, siis oled ikka leidnud. Ja mõtlesin, et davai, teeme ära. Ja siis läksin mina siis Kaaraudasse, läksin sugulasel kaasa tööle nii-öelda. Läksin Kaaraudasse ja küsisin sealt, kas sellised toorikud on, ei ole. Ja Kaaraudas olid mingisuguste lampide lõpumüügid. Imeodavalt olid lampide lõpumüügid. Ja teate nalja, seal oli, kuna see süsteem, kui ma ostan süsteemi poest, ainult süsteemi, siis see süsteem on ka kõige odavam süsteem, lae omale kõige postam, tavalisem, on 5,50. Ja see on ka klubi hind. Ja seal mina vaatasin täielikult lambid, seinalambid, siis laualambid ja 5 eurot tükk, 10 eurot tükk, 15 eurot tükk. Siis ma mõtlesin, et aga miks mitte?
et ostsin siis posu laualampe, posu seinalampe ja noh, kuplid lähevad inimestele kaasa, kui tahavad, vahetavad, aga teemegi päris lampide peale. Siis on veel ilusam. Ja nii ma siis mõtlesin, et võtan kätte ja joonistan neid ringe siin. Lõikan välja, et ühe võin näidiseks ka jätta neile ja teen väikese sellise kodutöö eeltöö ära. Nii et las siis olla üllatuseks. No muidugi ma panen selle video üles, ega see väga üllatus ei saa ka olla. Aga mõtlesin, et teeme teistmoodi. Kui tavaliselt tehaksegi laelampe, siis meie teemegi laualampe ja seinalampe ka lilleõitega. Nii et selline värk on ja praegusel ajal on nii ilusaid krepppabereid saada. Neid on nii tohutu erineva värvivalikuga, et ostsin praktiliselt kõiki värve. Ainuke, mida ma ei ostnud, oli pruun, sellepärast et pruun on minu arust nii igav värv. Ja kui värviteraapiliselt võtta pruuni, siis ega see just ka kõige positiivsema tooniga ei ole, kuigi paljudele meeldib pruun värv ja mulle isegi mingil eluperioodil on endalegi pruun värv meeldinud. Nüüd tuleb natukene juba kipub jälle sinna sensitiivsuse poole peale jutt. Aga noh, mis teha, selline ma olen. et värvidest eraldi on muidugi ka väga tore oleks ühe saate teha värvidest. Et mis värv, missuguseid omadusi sulle annab, mis värv vajab närvi, mis värv rahustab. See punase värvi kohta on väga palju erinevaid neid kirjutatud, väga palju erinevaid ja räägitud omadusi. Et punane värv on selline domineeriv ja julge värv, aga mina olen kasutanud ühel eluperioodil, kui mul oli väga raske, siis ma ei saanud aru, miks ma panin hästi konkreetseid värve, näiteks kandsin punast ja musta, punase ja musta kombinatsiooni ja ma ei ole hiljem kunagi enam tahtnud seda punase ja musta kombinatsiooni kanda. Aga öeldakse küll, et julguse värv ja puha, aga mul oli siis sellel eluhetkel oli just vaja sellist, ma olin hästi hingeliselt madalas seisus ja mul oli just vaja energiat juurde. Ja mina panin just sellel perioodil punaseid riideid endale selga ja hiljem ma seostasin seda sellega, et see ei olnud mitte julguse värv, vaid see, et ma panin seda punast selga, andis mulle mingi teatud powerit ja teatud sellist turvatunnet. Ja peale seda, kui see keeruline eluperiood sai läbi, siis mulle meeldib teiste seljas ka vaadata punast. Et väga äge on selline värv, aga enda seljas ma ei taha enam absoluutselt üldse punast kanda. Ja põhjus lihtne sellepärast, et meil ei ole lihtsalt vaja. Või mul ei ole lihtsalt vaja. Ja elu erinevatel perioodidel, mingi aeg, kui mul oli hästi intensiivne selline lilla kasutamise aeg, mulle meeldis tohutult ka must ja selline, ikka korralik, mitte helelilla, vaid selline korralik lilla. Ja tagantjärgi jälle seostan, siis ju ei mõtle, kui sa midagi kannad, lihtsalt meeldib ja kannad, eks ju. Ja tagantjärgi ma seostasin seda, et see oli minu jaoks kõige sellise intensiivsem vaimsete asjadega tegelemise ja vaimse arengu aeg. Siis mulle meeldis väga kanda lillat. Ja on olnud ka perioode, kus mulle absoluutselt hellesinine ei ole absoluutselt meeldinud. Ja
ma isegi ei osanud mõelda, miks võib-olla see oli kuidagi väga lahja minu jaoks. Ja nüüd mul on, ma ei ole eriline mustakandja ka, aga no näed, mul on nüüd must bluus ja siis selline rohekas sinakas, tegin seeliku endale, piikseeliku ja see on nii huvitav, kuidas inimese värvid vahelduvad. Muidu on hullult kogu aeg roosa meeldib. No roosa on ikka olenevalt roosast. Et roosad ma olen pidanud ikka selliseks armastuse värviks. Ja näiteks kollane on ju ka tohutu energia ja julguse värv. Et kõik ei julge, kõik ei tahagi kanda kollast. Aga minul see aasta tohutult meeldis kollane, aga mitte see tavaline kollane. Sest mul see tavaline kollane ja sinine on juba allergia tekitanud, sellepärast, et me oleme vabatahtlikult ju oma lipust ju ka loob, mitte me oleme, eks me võib öelda, et mina muidugi ei ole seda lippu kunagi toppinud endale üles kuskile koju, aga enamus, vaadake meie firmasid, enamus paneb ülesse meie sama Eesti lipu kõrval, lehvib see teise maa lipp ja siis mõtled ka, et kui mingit asja saab liiga palju, sellega seoses ka see päevalille kollane, siis tekib mingi teatud allergia, sest igal asjal on ju piir. Muidugi me oleme sellised hoolivad ja toetavad ja kõik puha, aga kui juba hakatakse oma inimestest, oma rahvast üle sõitma ja ongi tulevadki sinikollased ja laiavad ja nemad saavad suuremaid hüvesid ja sõna otseses mõttes sõidavad vaikselt meist üle, siis tekib ju selline allergiline reaktsioon. Aga mulle meeldib see just nimelt selline õrn helekollane. Ja seda helekollase kandmise julgust. No seda tuli ka. See aasta ma olen väga helekollaseid asju kandnud, mida ma varem poleks üldse selga pannud. Nii et värvidega on huvitavad lood. Mingi hetk oli mul selline periood, kus ma kandsin pruuni ja orantsi. Ometigi ma olin siis noor inimene. Aga mul oli siis ka parasjagu crazy elu. Ja millegi pärast ma järelikult siis kompenseerisin või tahtsin oma elu siis igavamaks järelikult saada või stabiilsemaks või rahulikumaks. Ja siis ma kandsin tumepruuni. Jälle sellist värvi, mida ma muidu tavaliselt kunagi ei kanna. Ja aktsentiks muidugi võtsin sinna orantsi juurde, et ei oleks liiga vanainimeselik ja liiga igav. Ja sel hetkel, kui ma neid värvitoone olen kandnud erinevaid, siis ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mis see mulle annab ja mis see tähendab. Ja ma küll tean nendest aura värvidest. Ma nii mäletan seda, kui käisin kunagi, ma ei tea, kas ma olen teile seda rääkinud, aga käisin kunagi Tamperes maailmamessil ühe väliseestlasega koos. Ja siis eestlastest olime seal, see oli jumal, äkki mingi 17 või 18 aastat tagasi. Ja siis eestlasena nägin seal ainukesena ühte eestlast veel ja tema oli Jürilina, tema müüs oma neid vitamiine ja oma raamatuid ja Toivo Kurmeti muusikaplaate. Ja rohkem seal eestlasi ei olnud. Ja siis ma läksin ühe väliseestlasega, tal on esivanemate juured küll pärit Eestist ja sellepärast aga vahepeal siia Eestisse sattus ja ta õppis maru ägedalt ära eesti keele küllalt ruttu, küllalt väikse ajaga. Ja praegust on Ameerikas tagasi juba tükk aega. Ja siis tema mingi aeg elas Eestis ja siis ta kutsus meid kaasa. Me läksime siis sinna Tampere maailmamessile, siis seal esimest korda ma puutusin kokku aura fotoga ja tehti meist siis pilti, niimoodi aura fotot ja too aeg oli
selline aeg, kus mulle absoluutselt helesinine ei meeldinud. Ja mulle meeldisid siis roosad ja lillad värvid. Ja ma muidugi läksin ja mõtlesin ka, et kindlasti mul on ilusad roosad ja lillad, need auravärvid ja teate, kui milline pettumus mul oli, kui ma sain oma auravärvid. Kus mul on see pilt? Issand, ma ei tea. Üleval korrusel. Nii, ma võib-olla kunagi näitan teile seda. Jah, võin näidata. Ja siis tegin selle aurapildi ja seal oli selline ilus sinine, mida ma praegust pean ikka väga ilusaks siniseks. Tea, kas seda sinist siin nii väga hästi näha on selle pütsijupikese pealt. Oli selline ilus sinine ja oli selline ilus heleroheline, hästi ilus salatiroheline ja siis mul olid sellised energiavärvid seal auravärvides ja need kohad, kus need tšakrade kohad olid, siis me kõik ju teame, mis värvi tšakrad algavad, et kõige esimene juurtšakra on tumepunast värvi, siis tuleb järgmine seksuaaltšakra oranži värvi, siis tuleb päikesepõimik, mis on kollast värvi, siis tuleb südametšakra, mis on rohelist värvi, siis tuleb kurgutšakra, on sinist värvi, tumesinine tavaliselt, siis on kolmanda silma tšakra, see on siis violetset värvi ja kroontšakra on selline ele, kellel siis hästi ele lilla, kellel siis täiesti niimoodi valge ja minu tšakra värvid ei olnud üldse õigete värvidega. Mõtlesin ka, et mis nüüd lahti on. Minu tšakra värvid olid hoopis teistsugused, ma praegu täpselt ei oska peast öelda, aga kunagi võin näidata. Ja siis see koht nendest, kus pidi olema see südametšakra pidi olema siis rohelist värvi, siis minul selle südametšakra ja päiksepõimiku koha peal oli seal foto peal, oli selline helendav kristall, millel olid violetsed, praegust on pildi pealt ka natukene veel näha, aga sest ma olin rumal, ma ju ei lamineerinud, kohe ära oleks võinud ja ära lamineerida selle, et need värvid ei tuhmuks ära aja jooksul, sest trükivärvid ju kipuvad tuhmuma. Ja selle koha peal oli nii huvitav, selle koha peal oli kristall ja need olid violett-siniste, see struktuur oli ka täiesti kristalli struktuur, nagu oleks joonistatud peale. Ja kolmanda silma tšakra kohta ei olnud üldse näha, see oli täpselt nii, nagu oleks olnud valgu selline, nagu taskulamp helendav, selline prožektor. Ja muidugi, ega ma tookord ei teadnud nendest värvidest nii palju. Ja siis see väliseestlane siis, soomlane, kes siis seda pilti tegi, see seletas siis sellele minu sõbrale, seletas siis seda inglise keeles. Sellest ma sain ju veel vähem aru kui soome keelest. Ja mida rohkem ta seletas, seda vähem see sõber hakkas mulle tõlkima. Ja ta kuidagi näost läks nii ära. Ja siis lõpuks, kui ma sain selle kätte, selle paberilipiga enda kätte, mis oli A4 oma selle aurapildiga, siis ma muidugi tagant lugesin, aga kui ta tõlkis, siis algul tõlkis hästi entusiastiga ja siis hakkas järjest ära vajuma. Ja siis tuli välja niimoodi, et sellise auraväljaga, ma olen veenenud ühte inimest sellise auraväljaga, võib-olla isegi kuulete temast varsti. Ja siis selle seletuse, et need on ingli energiaga tulnud maa peale teisi inimesi teenima, ühesõnaga teisi inimesi aitame. Jah, põhimõtteliselt ikka tahaks teenima, see sõna teenima eriti ei meeldi, aga missiooniga. Ja kuna ma olen ju eluaeg olnud ravitseja ja siis see aurafoto tegija seal, soomlanna oli, ja tema küsis, et kas ta tohib minu seda, et neil ei ole mitte kunagi sellist inimest olnud,
sellise energiaga, et kas ta tohib minu pildi panna endale sinna oma selle aura lehekülje peale üles. Hea mõte mul, võib-olla sealt ma saangi, kui ma otsin üles ja sealt ma võingi saada selle oma aura pildi paremate värvitoonidega uuesti. Väga hea, vot selleks oligi vaja hakata teile rääkima seda asja. Ja pärast oli selline tore lugu, et no ajas naerma küll muidugi, aga läksime siis, järgmine päev läksime muidugi tagasi sinna messile, aga see päev, no muidugi see informatsioon liikus ju seal, nagu kulu tuli ja siis oli nii naljakas oli minu arust, mul oli isegi vahepeal kuidagi piinlik, tobe olukord, aga kui ma läksin kusagile, siis kõik tahtsid kallistada, kõik tahtsid minuga koos pilti teha, siis igalt poolt keegi tahtis midagi kinkida, kus ma midagi osta tahtsin, ei, me kingime teile selle ja söögikohast läksin siis süüa ostma, söögi eest raha, ei, see on teile tasuta ja mõtlesin ka, et täiesti naljakas olukord, aga pärast ma muidugi sain aru, sellepärast ma saingi aru, et ju see info seal liikus niimoodi, et minu arust mul ei ole sellist natukene sellist naljakat ja hämmingut täis ja natukene, isegi natuke lausa sellist piinlikku olukorda olnudki niimoodi, et kõik omavahel, kes sosistas, kes vaikselt müksas, et näed, nüüd see läheb nüüd siit mööda, on ju, ja siis, kuidas nad tahtsid muga hirmsasti suhelda, aga kuna ma ei osanud inglise keelt, ega ma ei osanudki midagi eriti suhelda ja siis see sõber mul siis muidugi siis suhtles ja vastas ja öösel me olime ühe teise nõiakese juures, ühe Soome nõiakese juures, kellega ma ühes elus olen õed olnud. Täitsa huvitav, ma ise ei vaadanud seda olukorda, aga see ise vaatas. Alina oli selle naise nimi. Ja me olime isegi tookord sellised sarnased, sest mul oli ka sellel ajal olid mul juuksed ju mustaks värvitud ja pikad mustad juuksed ja seda Alinekast muidugi enam ei ole kahjuks. Ja olime siis selle Alina juures seal öösel oma tuttavaga. Ma ei mäletagi, mina vist magasin selle Alina pojatoas ja siis see tuttav magas elutoas ja siis ta terve öö mediteeris ja magas kristallidega, läks järgmine päev ka pilti tegema, et tahtis ka näha, et kui olla niimoodi hästi kristallide keskel ja et need laevad siis, et siis energia väli muutub. Ja teate, seal ei muutunud järgmise päevaga mitte midagi. Aga ometigi auravärvid muutuvad küll meil teatud aegadel, et oleneb ju kõik, missuguses konditsioonis me oleme, mis meie elus parasjagu toimub, eks ju, kõik need värvid kõik muutuvad, aga see oli jah nii imelik, et mul olid sellised värvid, mis mulle siis üldse ei meeldinud ja nüüd praegusel ajal mulle meeldivad need värvid väga. Ja siis, mis ma sellega olen öelda tahtsin, värvidest tahtsingi rääkida, aga mõtlen seda, et vaadake kui huvitav, eks ju. Ma ise taipasin üks päev, avastuse tegin alles mingi paar nädalat tagasi, ma kogu aeg olen vaadanud inimeste eelmisi elusid, eks ju. Ja siis loodan, et see krõbin väga ei sega seda kuulamist. Mul saab kohe ära ka. Et mida ma üks päev taipasin, taipamised tulevad ju alati hiljem. Aastaid tegutseda, see on see auravärvidega seotus. Taipamine oligi see, et kui sa ikka oled oma missiooniga tulnud ja sa nii-öelda pead seda missiooni täitma, sa võid ükskõik mille muuga tahta tegeleda ja proovida, siis elu lükkab sind ju ikka tagasi sinna sinu õigesse rööpasse. Eriti siis, kui siis ei lase universum niimoodi palju kõrval astuda ega eksida. Siis see universum lükkab sind oma õigetesse rööbastesse tagasi, kui sa oled teelt kõrvale kaldunud.
ja selle avastamisega seoses see on natuke kõver, avastamisega seoses seda, et ma üks päev märkasin, ma olen ju vaadanud järjest neid inimeste eelmisi elusid, ikka kõik tunnevad huvi ja huvitav on inimestel. Ja mingi aeg ma ei viitsinud vaadata, aga teate, ma olen nii tänulik teile kõigile, kes te olete minu juurde sattunud ja kes te olete mulle öelnud, kuule vaata seda, et isegi kui ma olen vahepeal oma mugavustsoonis olnud ja ei ole viitsinud või tahtnud vaadata, siis see vaatamine on tohutult arendanud ja treeninud mind. Ja siis ma avastasin üks päev, et kogu aeg ma ütlesin numbrite keele ameeriklasele ka, et ära pane tähele, ma vaatan vahepeal aknast välja, ma vaatan kuskil X kohta ja teate, seda X kohta ei ole olemas. Ma avastasin sellise asja, et ma vaatan tegelikult mitte mingisse X kohta, nagu ma olen armastanud öelda, aga informatsioon, see on nii põnev, kui inimesed tulevad siia, kehastuvad siia ellu, on ju. Ja see informatsioon, eelmiste elude informatsioon on neil kaasas kõik siin selles oma pea kohal olevas ruumis. Ja kuna ma vaatan neid elusid ju, ma ilmaasjata ei vaata niimoodi, et niisama huvi pärast ma ei vaata, kunagi pole vaadanud, aga kui inimene küsib, siis ma lülitan ennast ümber sellele teisele sagedusele ja siis ma vaatan ja siis see tuleb mul nagu hologrammi film niimoodi, jookseb silme eest läbi, aga nagu ma ütlesin enne, et tuleb selle X kohta, siis ma taipasin seda, et see minu nimetatud X koht ongi tegelikult inimese eelmiste elude infovälja pagas või nii-öelda, arvutitel on väline kõvaketas, eks ju, siis ma võrdleksin seda infovälja seal, võrdleksingi selle arvuti välise kõvakettaga, kus kohas on sul see salvestatud pagas, kõik on talletatud. Et tohutult äge. Siin 2 juhti veel, ma vaatan, äkki ma lõikan need ka ära. Joonistan, sest ega mul homsele kursusele on praegust väga vähe registreerinud. Et kes veel tahab, see muidugi näeb seda, Viljandis on meil Kaubatänav 9, minu arust kell 1 hakkas mul see. Ja et kes tahab, see võib ju tulla ka ilma registreerimata, sest mul on materjale nii palju, et jätkub kõigile. Ja siis ei mäletagi enam, mis ma teile rääkisin. Ei ole oluline, küll tuleb meelde. Vahest on niimoodi, et tahad midagi rääkida, siis lõikab täielikult ära. Ju siis ei pea. Aga kuna ma rääkisin sellest infoväljast ja sellest pagasist, siis on kõik informatsioon on inimesel endaga kaasas. Seda tahtsingi öelda. Aga kuna niisama ilma loata ei tohi, ei ole ilus kuhnida, siis ma ei ole ka seda kunagi teinud. Aga lihtsalt selline tore avastus, millest ma tahtsin teile rääkida, sest ma tean, et minusuguseid inimesi on päris palju, aga nii nagu ma isegi varem ei ole julgenud sellest rääkida, sellepärast, et ikka ju peetakse ju teistsuguseks ja imelik, see on loll ja see on see, nagu ikka meeldib panna neid tiitleid külge kõigil. Ja ma ei ole sellest varem rääkinud, aga kuna praegust järjest tuleb selliseid inimesi ja tavaliselt need omadused, mis meil tekivad, on algul ka, kui ei tea, on ka algul ka natukene hirmutavad, siis mõtlesin, et just on hea aeg rääkida sellest avalikult, sellepärast, et kes usub, see usub, kes ei usu, see ei usu. See ei ole üldse oluline, kui paljud usuvad ja kui paljud ei usu. See on oluline just nendele inimestele, kellel hakkavad sellised võimed avalduma ja kes ei ole julgenud minna veel kuskile kellegi käest, kas ei ole kellegi käest küsida või ei ole tahtnud rääkida, et mine tea, mida teised arvavad.
siis see just ongi oluline nendele inimestele. Ja see, mida teised arvavad, see on jumal ükskõik. Et kui oled siia maa peale missioonide tulnud, näete kui palju? Nii palju, päris palju, nii et tulge aga kursustele niimoodi. Mul on tegelikult väga odavad kursused, mul on kursuse hind on 35 €, see sisaldab kõiki materjale, absoluutselt kõiki, kaasa arvatud lamp ja vaatan, võib-olla isegi lambipirni ostan, sest oleneb muidugi, kes millist lambipirni tahab. Kui tahta sooja valgust, sellist ilusat leedi, siis need lambipirnid enda all panin ülkalambile 16 € pirni, et loomulikult, et lamp ja pirn ja kõik need materjalid, et kui siis läheb see kursus liiga kalliks, siis ma loomulikult ei tüsi seda summat. Nii, tahan ühe asja veel siia ketastele sisse. See ketastele sisse tuleb nüüd selle pirnipesa ära mõõta mul ja sellel tuleb täpne suurus teha, auk veel sisse mõõta, joonistada ja teha, sest siia hakkame lille kasvatama ja vaatan, võib-olla isegi teen homme sellest kursusest ühe videokese siia ülesse. Et ega neid, kes tahavad teha, neid on ja kõigil ei ole võimalik kursusele ja koolitusele tulla. Et vaatan võib-olla teengi mingi päev ühe sellise nii-öelda YouTube'i teel veebikoolituse. Niimoodi. Ja nagu ma algul, kui ma seda kanalit hakkasin tegema, siis ma ütlesin ka, et ma hakkan siia igasugust asju üles panema, et see kanal oleks minu nägu, et ma siis postitangi selliseid tegevusi ka vahepeal ja jutte, mis siis on minu nägu ja eks ma muidugi siis tundub, et põimin igasse sellesse erinevasse tegevusse. Võib-olla teen isegi teile selle villainglite valmistamise siia veebi. Et kes tahab, võtab, vaatab, teeb järgi samm-sammult. Siis mind saab ju kutsuda ka, kui on kellelgi tahavad oma kollektiivile teha sellist toredat töötuba kingituseks, siis võite kutsuda mind. Nii et hindades saame alati kokkuleppele. Ma seal Viljandis praegu teen seda lambikuplite koolitust ja mul on see 35 €. Ma ei tea, kas ma ütlesin või ei olnud. Et tegelikult see on, ma olen vaadanud, et vist ongi kõige odavam hind Eestis. Siis minu tütar pakkus välja, kuna ta tegi vahepeal siidiroose, nii nagu need uinuvad roosid on, selliseid siidirooside karpe. Ja siis ta ütles, et ta võib 6 aastast tulla näiteks, kui on huvilisi, et tuleb õpetab inimestele siidirooside tegemist. Ja ma teen ju muidugi ka reiki koolitusi. Siis ma mõtlesin, et ei ole teinud enam, palju aastaid ei ole enam teinud ühtegi kaardikoolitust. Mõtlesin, et ma võin teha teile Lenormandi kaartide koolituse, kursuse ja õpetada teile erinevaid variante ja seal on kõik need, et mis kaardi kõrval on, mis tähendus siis tuleb, et kui on ühel kaardil üks tähendus, siis kaardi tähendus muutub ju kogu aeg. Ta muutub olenevalt sellest, mis kaart on seal kaardi kõrval. Ja see on muidugi juba, ma olen sellega nende Lenormandidega tegelenud ju, ma olen 20, ma olen praegu 53, ühesõnaga ma olen siis 33 aastat tegelenud. Ja mingi aeg ma tegin neid koolitusi ka. Ja siis võin hakata jälle neid kaardikoolitusi tegema, kui on kellelgi huvi. Ja siis numbrite keele Merike isegi ütles niimoodi, et kas ma ei tahaks teha Zoomi kaudu. Et see oleks ka väga huvitav. Siis ma mõtlesin, et okei,
et võite mulle täitsa kirjutada, kes tahab Zoomi kaudu. Siis on niimoodi, et kindla peale Viljandis seal Kauba tänava 9, kus meil on see müstilise maailma teraapiatuba. Seal teeme kindlasti neid koolitusi, aga ma hakkan siis järjest üles panema seda infot, ma muidugi siin räägin ka, aga üles panema seda infot sinna samma meie müstilise maailma lehekülje peale. Ja kuna mu tütar õpetas mulle ära selle, kuidas ma saan Facebooki luua sündmust, siis ja ma kindlasti panen sinna ka üles need, et eks see tuleb, aga lihtsalt kaardikoolitustel on küll selline asi, et mul on vaja ette siis teada, et tõesti, kes tahab osaleda, siis märkige sinna osalen, sest mul on ju materjalid, mul on palju materjale, isegi palju asju kirjutame koha peal üles selle kursuse käigus, sellepärast, et ma olen seda meelt, et kui kirjutada üles, mul on konkreetselt sellised lühidad tähendused, mida ma siis õpetan teile, kuidas te saate sellest edasi siis aretada asju, et teiste materjale ei kasuta. Kunagi ma tegin sellise vea, et mul ei olnud endal aega kirjutada valmis ja oligi kursusmaterjali sees olid mul kaardid, mul olid vihik, kaustikukene, vihikukene, ilus pastakas oli ja ma koha peal kirjutasime, mina ütlesin, mis kaart mida tähendab, kirjutasime ilusasti ülesse ja siis ma käisin Loitsukeldris tahtsin osta neid tähendustega raamatuid ja siis mulle müüja ütles niimoodi, et aga sa ei pea ju ostma neid kõikide osalejatele neid kalleid raamatuid, et neid, mis seal varem olid, need trükitud raamatud, mis olidki, ma ei teagi, oligi trükitud nende poolt. Neid ei olnud kahjuks kellegi teise materjalid ja siis ütles, et võta palju on teil. Ja mina loll ka valin, ostsingi selle ühe ära ja paljundasin ja mul ei läinud neid absoluutselt vaja, aga ma andsin need õpilastele kaasa. Ja siis üks õpilane oli siis olnud kellegi tuttav, kes oli seal raamatu niimoodi trükki lasknud. Kõik on normaalne, loomulikult ongi niimoodi, aga täitsa loll, et ma ei tulnud selle peale mingisugune autori või mingi bla-bla asjad ja siis oli parasjagu, kui ma olin niimoodi, mul oli tund aega olin haiglas operatsioonile minek ja helistab siis mulle võõras number, mõtlesin, võtan vastu ja siis mul sõimati niimoodi nägu täis, et mina tema, et ühesõnaga tema on selle looja ja siis karjus mu peale seal telefonis, elas ennast ühesõnaga välja. Mõtlesin, et teate, et ma ei saa teid rohkem kuulata, praegu kohe on operatsioonile minek, et mõni teine päev. Ja siis ma pärast alles jõudis kohale, hakkasin mõtlema, mis mõttes tema on looja, Lenormandi kaardidest sajandeid vanad ja tema on ju neid kasutanud, aga vaata, kuidas muidugi ta selle konkreetse raamatu, mida ma tõesti ei ole siiamaani lugenud, sest ma isegi ei taha lugeda, sest need, mis mul olid, need mõned seal paljundatud, need ma andsin nendele inimestele kaasa, aga ma isegi pole tahtnud tema neid asju lugeda ja puhtalt sellepärast, et negatiivne kogemus oli. Ja siis teile ka, et kui te teete nüüd kursusega, mõtlesin jah, et see Lenormandi ennustused ja need mustasennustused ja kõik kaardid, mis meil on igal pool müügil saadaval, et need on juba kellegi süsteemid ja loomulikult, kuidas saab ta seda endamaks pidada, kui see ei ole tema enda oma. Et siis tulebki kirjutada, et olen kasutanud neid selle materjale ja ülikoolis ka õpetati, viitad sellele, viitad allikatele ja siis lihtsalt selline kogemus, aga kõige parem, ma ei tea, lihtsalt tundsin, et ma pean seda rääkima, kuigi see mul ammu enam ei ole hinges, aga siis ma mõtlesin küll, et täiesti valangu sain kaela. Mõtlesin, mis jant on, aga väga hea õpetund oli sellepärast, et ma isegi ei taha lugeda neid enam ja kasutan ikka neid asju, mis mul juba ammust aega on olnud peas ja neid ma siis õpetan ka.
ja lihtsalt teadmiseks, et kui te mingisuguseid asju teete või õpetate, et siis kui kasutate kellegi materjale, et siis kirjutategi, et kasutasin selle ja selle, ma kasutasin neid materjale ja sealt osa info on sealt ja nii nagu raamatutes on kirjas, et sealt nende materjale kasutatud, teiste materjale kasutatud osaliselt. Ja aga õnneks ei võtnud see mul täielikult sellist isu ära üldse midagi teha. Ja siis mõtlesin, et mis jaoks seda mul vaja oli. Aga ikka nagu iga asi muudab neid tugevamaks. Et ei tasu kunagi alla anda ega mõelda niimoodi, issa ma nüüd enam ei taha üldse tegeleda, on ju. See sõimas mul näo täis, et nüüd ma enam üldse ei tee. Ei, ärge laske ennast segada nendest asjadest. Kui te midagi väga hästi oskate, siis on neid sissesõitjaid tuleb niikuinii igal pool. Neid tuleb kogu aeg, ükskõik mis eluvaldkondadest. Ja teie tehke ikka seda, mis teile meeldib. Et usaldage oma südametunnet ja tehke seda, mis teile meeldib ja mida te tõesti tunnete, et te oskate, et ärge laske maha tõmmata enda energiat. Sest sellist energiavampiirlust ja ärategemist on igal pool väga palju. Aga meie saame ise õppida nii-öelda ennast kaitsma tugevaks ja kui selle tugevuse peale veel minna, siis elu niikuinii lihvib meid kõiki ja teebki tugevamaks. Aga tehke seda, kindlasti tehke seda, mida te oskate ja mis teile meeldib. Et põhiline ongi see, et mis teile meeldib, mis teil silma särama paneb, mis teid teeb rõõmsaks. Et ma olen inimeste käest küsitud, seansi peal ajal ka küsinud, et mida sa tahaksid teha, eks ju. Ma ikka toon seda sama näidet, et kui sul oleks raha hästi palju, et sa ei peaks raha pärast tööl käima, et mida sa teha tahaksid. Ja teate, kui vahva on vaadata neid inimesi, et kui nad räägivad või üldse, kui ma isegi ei küsi seda ja nii sama vaatangi, sest eks ma olen psühholoogiat õppinud omal käel muidugi ja kursustel ka käinud, aga ma ei ole seda ülikoolis õppinud. Et siis, ülikoolis meil anti ka tegelikult, aga see ei olnud selline spetsiaalne klientidega tegelemise psühholoogia. Ja siis vaatad inimesi ja teate, kui vahva on vaadata inimestele, öeldakse, et kõik on silmades, kõik on meie silmades kirjas. Inimene räägib neid asju, mis talle meeldib ja teate, kuidas neil läheb silm särama, hakake jälgima. Ja need asjad, mis tegelevad või teevad tuska ja siis on südamesse läinud, siis jälgige silmavaadet. Teate, kõik see kurbus ja kõik see rõõm ja kõik see õhin ja kõik see on silmadest nii hästi näha, isegi kui kõik ei ole nii sellised temperamentsed nagu siin mina olen ja nagu siin meil see numbrite keele merikesekene, et tema on ka hästi selline nagu tulesäde, eks ju. Ja mõni on niimoodi, et ta ongi selline vaikne, ongi loomult, aga kui ta räägib, ta isegi võib rääkida selliselt hästi tagasihoidlikult, aga ta silm lööb särama. Ja siis mul on alati toonud inimesele selle, antud tähelepanu talle, et vaata nüüd, et see, kui sa praegu sellest rääkisid, see pani sul silma nii ilusasti särama, et arenda seda poolt ja siis vaatage, jälgige, et tõesti, mis paneb teil silma särama, mis toob sellise energia poweri laengu sisse, et hakake neid asju rohkem tegema. Ja tehkegi, et ükskõik, isegi kui esialgu teete ainult enda jaoks, mul ka homsele koolitusele on ainult 2 inimest kirja pannud, okei, ise olen 3. Siis mõtlesin ka, mis sest vain nutta on ju? Ka nemad on väärt seda, et lähen kohale, teen ära, sest ma võtan seda niimoodi, et mul olen ammu tahtnud endale koju ka paari lampi teha veel juurde. Aga mul siin sahmimise ajal ja klientide vahelt, et mul ei ole olnud aega ja siis, mis te ise arvate, on ju? Ikka, ma teen ju seda kursust ka sellepärast, mitte ainult niimoodi, et ma ainult pakun teistele, eks ju. Ei, mul on ka natuke oma kasumängus seal. Ma teen sellepärast, et ma saan ise ka endale teha, sest muidu kodus, teate ise väga hästi kodus olles, naisterahvad eriti, et kui teil on mingi muu asi,
kõik muu asi on ju alati tähtsam. Oi, mul on vaja koristada, oi, mul on vaja süüa teha, oi, mul on seda, see asi on tähtsam, teine asi on tähtsam, lapsed on, muidugi on lapsed tähtsad, loomulikult meil on kõik meie inimesed, pereliikmed on meie elus tähtsad, aga kogu aeg lükkame kõrvale, me lükkame ennast kõrvale ja ikka teised esikohale. Aga siis on vahest võtke endale, kui midagi tahate, võtke see natukene, investeerige koolituste ja kursusesse, minge tehke või siis tõesti teetegi niimoodi, et ma ise olen ju ka need lambivärgid ja inglitel ma käisin küll koolitusel, õppisin, aga ma olen ka nii palju aru saanud, et Pinterestist ma olen saanud tõeliselt teistsuguseid nippe veel juurde. Seal on tohutu pagas Pinterestis ja lampide variante ka küll ja küll. Aga mõni inimene ütleb, ei, ma tahan reaalselt kohale tulla, ma tahan niimoodi, et mind õpetatakse, et ma ei saa seal video teel aru, et see käib suts nii kähku, on ju. Aga jah, et omakasumängus, et ma saan oma lambid ka tehtud ju, kas või ühel kursusel ühe, teisel kursusel teise ja ma olen seda aega nii endale kasulikult kasutanud kui ka teistele kasulikult kasutanud. Nii et väga äge on vaadata, kui palju igasuguseid toredaid koolitusi. Mis ma veel, no see ei ole veel üldse reklaam, sest ma ei ole isegi selle inimesega rääkinud, aga see, kui ma enne rääkisin nendest aurafotodest ja siis on Auravisioon on see lehekülg siis, kus kohas tehakse neid aurafotosid. Tegelikult see ei ole üldse kallis, seal on hind on kogu aeg aastaid on üks ja sama hind. Ja minge laske üks kord see aurapilt endast ära teha. See maksab, mis ta oli vist, kas oli seal 35 eurot või 30 kuni 40 vist oli need kirjalikud variandid ja mingi meili peale, mis kõiksugused variandid seal on. Ja et see on nagu arsti juures käimine, minge laske teha oma nii-öelda see energiaskännimine ära. Te näete kohe ära, kus kohas on need, kus kohas on lekkekohad. Ja ma ise, muidugi, kui minu juurde inimesed rääkis, ma tavaliselt ka skännin niimoodi. Et ma saan samamoodi ära öelda need värvid ja värgid, aga see läheb teil niikuinii meelest ära. Aga kui te seate reaalselt selle pildi ja see saate nende värvide tähendused seal kõik, selle iseloomustuse, et väga super luks. Nii vahva, ma räägin teile ühest toredast asjast veel natukene, sellest räägin hiljem rohkem. Minu juurde sattus, või õigemini mina sattusin tema juurde, sattus üks väga äge naisterahvas. Ja vaatasin tema poole, läksin kohale, sest ta vanem naisterahvas ja tal ei olnud võimalust minu juurde tulla. Ja siis ta küsis, et kas ma koha peale ka tulen, mõtlesin, loomulikult tulen. Ja läksin ja kogu aeg vaatasin, et mingid ägedad mandalad seina peal, et ma ei olnud selliseid näinud, mõtlesin ise ka, et huvitav, mis mandalad on selline. Ja siis tead, ma muidugi ka siis ju küsid ka ju, kui ikka midagi huvitab. Ja ta ütles niimoodi, et ta on õppinud, see on Venemaa kaudu, aga selline, nii nagu numbrite keele Merike teeb oma pentagrammi arvutusega ikka numeroloogilist seda sünnikaardi arvutust, siis see naine teeb mandala neid arvutusi. Ja selleks on siis vaja inimese sünnikuupäev, aasta, nimi, eesnimi, perekonnanimi, aga naistel on see sünnijärgne, mis neiupõlve nimi on olnud, ja siis isa nimi. Ja selle järgi võtta, nii nagu numeroloogias on numbritel tähendused, nii on ka tähtedel oma numbrid vastavuses ja samamoodi ju tähendused. Ja kõik on ju omaette teadus. Ja siis ta on selline püramiidisüsteem, ta on nagu tagurpidi püramiid ja tal on siis oma need lõigukesed nagu kivikesed seal. Ja iga kivi, mis tal on oma süsteem, kuidas ta arvutab neid ja numbrid siis tulevad kuskile sektoritesse ja igale numbrile vastab üks värv.
ja teate, kui lahe mandala sellest kokku tuleb, vaata, kui vanasti olid ju sellised kaleidoskoobid, mäletate lapsepõlves, et vaatasime sealt, keerasime ja siis need klaasikillutükid moodustasid väga ilusaid mustreid. Mulle siiamaani meeldib, kui ma kuskil olen näinud Merike Karol külas käisin, siis ka iga kord, kui ma tal külas olen käinud, siis ma seal akna pealt võtan selle kaleidoskoobi ja ma vaatan vastu valgust, vaatan neid ilusaid mustreid, mis sealt tekivad. Ja siis kujutad ette, ja see naine teeb siis selliseid mandala sünnikaardi arvutusi. Ja nii palju ta mulle siis üks päev kirjutas, sõnumikese saatis, ta ütles, et tahad, ma teen sulle ka, onju. Ja siis ma mõtlesingi niimoodi, et ma pakun teile välja sellise võimaluse, et kui keegi on huvitatud, siis te võite mulle ka kirjutada ja ma viin teid selle naisega kokku, te saate talle kirjutada või ma lepin selle naisega ka kokku niimoodi, et noh, ma võin talle ka, kui te need tellite, uurin järgi, küsin järgi, vaatame, mis selleks tasakaalupanusekeseks tuleb. Noh, seda ei pea kartma, et see ülemõistuse hind tuleb. Ja siis, kuna ta elab mul nii lähedal, ta elab ainult 15 kilomeetrit või võib-olla isegi 14. Ja siis ma niikuinii ju kogu aeg käin linnas ka ja siis, kui te soovite, siis kirjutage ja siis ma kirjutan teie need paberi peale üles ja ma viin talle ja siis, kui ta võib ka teiega otseühendust ise võtta, kui tahate, aga kuna tal on neid 9 seal numeroloogiast palju, et siis ta on hästi tundlik. Et selles mõttes on see vahendamine mul nii-öelda selle kaardikese vahendamine on tema jaoks kergem, eks, et siis ta aga kui täpselt, et kuidas moodi, et me pole sügavamalt sellest jõudnud eriti palju veel arutada, et kuidas, mis, aga kuna see tundus nii äge, nii põnev, nii teistmoodi, mida ka üldse näinudki ei olnud, siis ma mõtlesin ka, et kindlasti me vaatame, äkki me saame teha sellest ühe saatekese numbrite Merikesega. See oleks nii vahva ja kirjutage julgelt ja te saate sellist mandala kaarti ka tellida. Lihtsalt et ma ei tea praegu seda hinda. Aga ma pidin selle üleval poolt järgi küsima selle hinna, sest see naine ütles, et ta ei tea, et ta ei oska midagi, et ta on siiamaani teinud ainult niimoodi kingituseks tuttavatele. Ja siis ta kirjutas mulle üks päev niimoodi, et kuule, ma hakkasin juba su kaarti tegema. Kas sa tead ka, et selle kaardi järgi oled sa maan? siis aga, et kui mul valmis saab, siis ma kirjutan sulle või helistan, et siis sa saad oma kaardikesele järgi tulla. Siis mõtlesin ka, et kui ma lähen sinna kaardikesele järgi, et siis ma saan teile teha ühe saate, saan näidata seda ja siis ma saan teile edaspidise informatsiooni ka juba anda, et kuidas ja kust kaudu siis neid kaardikesi saab tellida, neid mandala, aga need on imeilusad. Kirjeldades tuleb niimoodi nagu mandaliga tordiring, eks ju, lahti lõigatud sektoritega tordiring ja see samast ühest sellest kolmnurgast ja nendest mustritest, nendest värvidest ja nendest kastikestest, mis seal on, iga number vastab erinevale, see on täielik süsteem taga, selline arvutuskäik ja joonistamine ja siis need on imeilusad ja meil kõigil on erinev muster. Kujutage ette, kui armas, meil on elu mandala ja kõigil on see erinev muster. Mitte ühelgi ei kordu ju. Et mõelge, kui palju ilusaid variante. Te võite ka pärast endale ju ära raamida seina peale panna selle, miks mitte. Et hästi lahe. Äge. Nii, et võt sellise huvitava asjaga ma siis praegust lõpetangi. Ja siis jälgige siit seda lehekülge, siin on ju, kui meeldib, pange telli, siis saate veel, see tellimine on ju tasuta, pange sinna nuppu telli, pange seda pöödla nuppu ka, on ju, kui meeldib ja siis kirjutage
siis tellimusega on selline asi, kui te tellite, siis te lihtsalt tuleb teada, kui ma midagi uut jagan, et see ei kohusta mitte millegiks. Ja lihtsalt saate teada kohe, kui ma olen midagi uut postitanud, et keda huvitab, et see on, aga keda muidugi üldse ei huvita, ega see ei pea ju panema seda telli. Et kui ei huvita, siis ise ma olen ju pannud kõik need endal seal YouTube'ist, keda ma tõesti huviga kuulan, mis sest, et ma ei ole jõudnudki neid kuulata peale numbrite keele. Et varem ma kogu aeg kuulasin, et puuduta mind saadet, aga nüüd on need kuidagi soiku jäänud, sellepärast, et endal on nii palju huvitavaks läinud. Niimoodi. Ja siis ma olengi pannud tellimisse kõik, kes mind huvitavad, kõik olen pannud telli. Sellepärast, et see on kõige väiksem võimalus, kuidas sa saad ilma mingi rahata lihtsalt toetada. Sellepärast, et siis lihtsalt see ju, minul ka hea tore vaadata ju neid, et kui palju inimesi seal on, et kui paljud kuulavad, kui paljudele meeldib. Ja see annab jälle inspiratsiooni edasi teha neid saatekesi järjest. Ja oleme mõnusad ja loome oma elu ise ja oleme positiivsed ja väga lahe. Nii et nagu te olete märganud, mul on alati need saated kippunud, kas on siis õues jalutamise omad, vestlused, mis on siis juba peaaegu pimedaks läinud aeg on ja nüüd jälle ka õhtul, sest päeval on kliendikest, ma olen võtnud iga päev ühe kliendikese vastu. No mõni päev muidugi ei ole ühtegi võtnud, sellepärast, et siis ma teen neid teisi tööd, mis mul vaja on teha. Ja homme on see koolitus seal, siis järgmine nädal on mul üks jõuluvana kostüüm vaja õmmelda. Üks jõuluvana tellis omale ühe ägeda kostüümi jõulu jaoks. Et siis ma õmblen selle valmis ja siis vaatan, mis päeval ma jälle teen, aga ma ikka katsun teile siin teha ja kui mõni päev tuleb mitu tükki, näiteks üks päev tuli 2 tükki, siis pole midagi, sellepärast, et kui mul tuleb jälle natuke pikem vahe sisse, siis vähemalt ei ole väga hull. Aga nii tore olen, ma olen nii tänulik teile, kes te olete mulle ka kirjutanud. Üks naine kirjutas nii vahvalt, et teate, et ma juba nii ootasin seda, et mis teil juhtus, et jäi pikem vahe sisse, et mul oli nädal aega, oli vahet sees. Siis mul oli natukene tatine ka ja siis ei tule ju siin oma tatise ninaga ju nuuskama kogu aeg siia eetrisse ja eks ma siis toimetasin teisi toimetusi ja eks ikka tuleb ju neid tegevusi vahepeale ka, aga ikka püüan teha teile jälle midagi uut, jälle midagi huvitavat ja teie kõik aitate ju sellele kaasa, milliseid teemasid te tahate arutada. Siis kui te tahate, et ma oma isiklike oma tehtud kaartidega paneksin näiteks nädala prognoose üles, siis andke teada, siis ma teen ka iga nädal, ma katsun siis teha siis pühapäeval selle, panna siis üles, või ühesõnaga jah, et ma panen siis järgmise nädala nii et eelmisel nädalal panen siis uue nädala prognoosi üles. Et selliseid asju võin teha, et ma siis kasutan neid oma isiklikke kaarte, et ma ei kasuta kellegi teise kaarte. Ja ma vahest ikka ju kasutan neid teisi huvitavaid kaarte ka, mis mul on. Aga et natuke midagi teistmoodi, et kel huvi, kirjutage, sest sealt need igasugused teemad tulevad. Keegi mulle kirjutas ka sinna, et ma räägiksin nendest ärevushäiretest ja asjadest. Siis ma ei ole seda vist veel eriti teinud, ma olen vist eelmises natuke välja toonud, aga numbrite keele Merike tegi kellegiga saadet, kes tegelebki nende ärevushäiretega. Siis ärevushäireid, mina olen ka vaadanud tegelikult neid kõiki asju, ma ju teen kaartidega konstellatsioone, perekonstellatsioone ja raharessursitöid ja kõiki asju, aga ma kasutan selleks kaarte. Ma kasutan muidugi teisi variante ka ja oskan ka inimestega neid konstellatsioone teha, aga mulle meeldib ka rohkem selle niimoodi kahekesi inimeselt inimesele, siis on inimesel hea turvaline, aga et selle
ärevuse peale saab ka ju teha konstellatsiooni. Niimoodi, et võite vabalt, otsige sealt Merikese numbrite keele kanali pealt üles see video, kus siis keegi tegeleb, kellega ta seal rääkis, see vist oli naisterahvas, et kes siis tegelebki nende ärevushäirete teemadega. Et võtke julgelt seal ühendust ja kirjutage, et miks mitte, ühele sobib üks, teisele sobib teine. Et ärevusega võib minu juurde ka tulla, aga millegipärast ma ikka alati soovitan, et kellegi juurde minna, kes on täpselt sellele spetsialiseerunud ja paistis, et see naisterahvas seal oligi spetsialiseerunud just nimelt nende ärevuse teemade peale. Ja ikka ju niimoodi, et kes siis kõige rohkem, need kogemusnõustajadki, meid õpetatakse ju. Mul hakkas telefon pendeldama. Ma ei tea, kas on näha ka, et see pilt õõtsub. Igal juhul mul hakkas telefon selle selfie-kepi otsas täielikult pendeldama. Nii, ikka pendeldab, varsti kohe jääb seisma. Ju ma siis lauda liigutasin. Ja et otsige sealt üles ja kasutage ka neid inimesi siis niimoodi enda aitamises ära, et kes on spetsialiseerunud just täpselt selle ala peale. Et kogemusnõustajate juurde jutt. Et miks minnakse ju kogemusnõustajaks õppima? Miks üleüldse minnakse õppima teatud asju? Ma olen isegi ju käinud õppima. Sellepärast, et kui mul on häda käes ja mul on vaja abi ja ma ei ole kusagilt saanud, siis ma otsin nii kaua ja lähen kusagile õppima ja teen endale asja selgeks. Ja siis pärast siis on hea olla, esiteks saan abi, teiseks on niimoodi, et ma oskan ka teisi aidata. Ja nii on kõikide asjade puhul on kogemusnõustajatele samamoodi. Nad lähevad sinna õppima sellepärast, et nad lähevad mingi asi, millega mis nad on ise läbi kogenud ja kõige parem aitaja õpetaja on ju see sinu probleemi puhul, kes on ise selle läbi kogenud. Ma olen ka hästi palju läbi kogenud, ma olen elus ju küllalt, kui keegi siin ütles, et on palju kolinud, et kuulan ikka numbrite keele saateid seal ja et on palju kolinud, et 7 korda, siis ongi 7 korda palju kolinud. Aga teate, mis asja või? Kui ausalt ütlen, siis mul on elu jooksul 30 elukoht. Ja eks inimesed on mind natuke selle pärast arvustanud ka niimoodi, et või ma kurat nagu mustlane ei oska ühe koha peal olla või. Aga elu on kogu aeg antud jalaga persse ja on sundinud. Ja ka tänu nendele kolimistele, ikka kui üürikast üürikasse, ka isegi see, kui oli päris oma elamine esimene kord, siis teate sellest kodudest ilma jäämist, sellest teemast, ma teengi täitsa eraldi saate. Et ma ei hakkagi praegust on juba nii parasjagu pikk see saade, et ma ei hakkagi seda praegust siin rääkima. Et siis osadel numbritel on sünnikaardi järgi on, kes siis peavadki kolima ja et 7 oli see sees hästi palju, et peavad kolima elu jooksul. Ja siis ma mõelnud ka, et mul ei ole seda 7 seal sees, on ju, ainult sünniaastas on 1972, eks ju, 7 sees. Et võib-olla see annab ka selle, aga need kogemused, mis ma olen tänu sellele, et ma olen jäänud ilma, ikka üürikasse ja tõstetakse hinda, sa ei jõua maksta, suuremat hinda, siis sa jälle otsid uue koha ja ma olen Eestis nii paljudes erinevates kohtades elanud, aga see on mind nii palju rikastanud, et ma tean täpselt, kus maakonnas on mingisugused inimesed, kus võetakse sind omaks, kus ei võeta omaks nii lihtsalt. Et mismoodi ja ei ole vaja karta ühtegi väljakutset. Et isegi kui elukoha muutus on niimoodi, et Merike ütles laadalt, kui te seda muutust ei tee, siis universum sunnib teid seda tegema. Ja eks ta nii olegi iga asja juures, iga muutusega. Ja nii ongi, et kui endale julgust, ja kui te peate tegema muutust, kui teil on saatusest ette nähtud, siis annabki elu jalaga persse nii-öelda, ja sa oled sunnitud seda muutust tegema. Aga alati on siis selline tunne inimesel, lihtsalt nüüd on maailma lõpp. Teate, ma võin öelda niimoodi, et ei ole maailma lõpp. Sealt alles maailm algab. Sest iga uus koht, uued väljakutsed, mul on tulnud uusi tuttavaid, mul on
ükskõik kuhu ma Eestis lähen, siis mul on igal pool häid tuttavaid ees. Et minu jaoks on see väga äge ja need energiat, iga koha energeetikad on erinevad ja seda kõike on vaja mulle, seda kõike on mulle ju vaja olnud õppimiseks, minu vaimseks arenguks on seda kõike vaja olnud. Ja siis, kui sa oled selle olukorra sees, siis sa ei mõtle, kui äge on ju, mul on vaimne areng, on ju. Siis on niimoodi, et siis on põhiliselt on ikka nii, et nutt peale ja mõtled, et issand, mis nüüd saab, et kuidas ma hakkama saan, kuidas. Teate, me oleme tugevamad, kui me arvame. Me oleme palju tugevamad, kui me arvame ja me ei ole mitte kunagi üksi. Alati tulevad kuskiltki abilised. Sest ma olen armastanud öelda niimoodi, et meie ümber on inglid inimeste nahas, inimeste kujuga, et tulevad appi. Et kõik lahendused on olemas, et ärge kuramus kartke, vabandust, ma niimoodi ütlesin, et ärge kartke neid muutusi. Leidke endale kedagi, kes teid inspireerib, leidke endale, kas see mingi toetus on ju, küll on hea, kui on olemas mõni sõbranna või sõber, kes ära kuulab sind ja ütleb niimoodi, et tead, et sitta kah, ära põe, on ju, polnudki vaja on ju seda, et see ei olnudki sinu jaoks kõige parem inimene. Aga kui minul oli ühelt maalt sellised kaotused, siis mul kadusid ära sõbrannad sellepärast, et nad oleks võinud lihtsalt olla mul olemas, et ma isegi ei oleks midagi kurtnud ega miskitki, aga nad kadusid kõik ära sellepärast, et kes kartis, et äkki ma tahan nende juurde elama tulla, kui ma elamist ilma olen jäänud. Et ei, mul oli lihtsalt vaja seda, et ta ütleks mulle julgustavad sõnad, aga seda ei tulnud sealt. Ja siis tänu selle oma kogemustele ma saangi anda teile läbi kogetud kogemustest, anda neid juhatusi, ma saan teile nii-öelda valgustada teed, et ei ole kunagi maailma lõpp. Ja tuleb uus koht, tulevad uued inimesed ja muidugi ainukene asi, mis on, et siis nüüd mul on jumal ükskõik, kas on olemas need inimesed või ei ole, et las olla nendel oma elu, minul on oma elu. Ja siis, et aga ma sain aru, et kellel olid hirmud, et äkki ma tahan nende juurde elama tulla, üks isegi rääkis sellist juttu, et mina olevat tema juures elanud 3 kuud, ma pole elu sees kellegi juures seal 3 kuud elanud. Ma olen ühe öö ööbinud, kui ma olin Tallinnas, olin siis selle ühe tuttava juures ja pärast sealt tuli igasugu kammajad. Ja ega siis sellest ei piisanud, siis ta ju rääkis minust tolli jutte ka teistele, kes mind üldse ei tunne ja need tegid omakorda järeldused, vaatasid, oi jumal, täitsa idioot on ju, et niimoodi. Ja vot selliseid asju on niimoodi, et ärge tehke kunagi järeldusi selle nimel või selle pealt, mida te kuulete, eks ju. Kui teil endal isiklikult ei ole kogemust selle inimese suhtes, siis ärge tõmmake talle vett peale. Sellepärast, et see inimene iial, kui te pärast olete vaimne õpetaja, neid on olnud. Ja siis ma vaatan, et äge raamat ja kui ma vaatan, et kelle kirjutatud see on ja kes on mind tundmata mulle kunagi vee peale tõmmanud. Vot, mis te arvate, et ma loen seda raamatut? Loomulikult ma ei loe seda raamatut. Ta võib olla nii kuld seal sees kui tahes, aga samas on niimoodi, et jälle on tulnud niimoodi, et on sõidetud sisse tundmata inimest ennast, mind ennast. Ja siis jälgige alati enda tunnet, sest loomulikult kõik ei ole kõigi inimesed ka üldsegi. Ja ma saan ka aru nendest inimestest, nende osadega ma käin väga siiamaani läbi, on ju, nad oleme hakanud uuesti suhtlema. Ja ammu olen andeks andnud, sest ma olen saanud aru, et nad ei osanud teistmoodi käitudagi. Sellepärast, et neil ei olnud sellist olukorda endal olnud. Ja see oli selline jube olukord, kui sa kodust jääd ilma ja sa oled lasteks, sul ei ole isegi lapsi kuskil ju, sul ei olegi kodu. Ja siis nad ei osanud olla toeks. Nende jaoks oli see üle mõistuse käiv ja mis kõige lihtsam oli siis nende jaoks, oli see, et nad lihtsalt ei suhtlenud, nad lihtsalt ei vastanud kõnedele ja ma ei ole mingi pommitaja tüüp ka. Et ma olen paar korda
noh, ikka paar korda helistad, sest ise ka ju, kui endale helistatakse, alati ei saa vastu võtta ja siis helistan tagasi. Aga ei, enam ei olnudki ja siis blokiti ära ja ma ei saanud aru, miks pärast niimoodi tehti. Hiljem ma sain muidugi väga hästi juba aru kõike. Aga selles hetkel mõtledki niimoodi, et issand, et kui kõige raskem, et need nii-öelda parimad sõbrannad, kes on tõesti jätnud sellise kustumatult sõbraliku mulje ja kõik puha ja keda sa oled usaldama hakanud ja need löövad sulle noa selga, et neid asju tuleb elus, ikka tuleb ette. Aga seesama andestamine, mida ma teile õpetasin ühes selles eelmises või üle-eelmises saates, et palve, selle järgi leiate märksõna järgi palve. Ja selle järgi andestamised ja asjad on kõik ammu ära tehtud ja ma ei kanna nende inimese peale enam ei solvumist, no viha ammugi mitte, enne viha ma ei ole osanud kunagi anda. Et noh, mõnes mõttes loll, eks ju, aga teises mõttes jälle hea, et ei ole ennast vihaenergiaga mürgitanud, sest vihaenergia tekitab ju vähki. Ja siis olen ammu andeks andnud aga mul ei ole meelest ära läinud, sest ma olen andeks andnud. Aga kui see inimene on inimesi, kelle ma tunnengi, et ma saangi, jah, ma saan aru, et inimlik viga, eks ta tõesti ei oska midagi teha ja ma tunnen, et ma tahan temaga suhelda ja ma annan talle andeks ja siis ongi see teema kustutatud ja ma võin temaga suhelda ka nii hästi ja nii jälle vabalt, nii nagu ei olekski vahepeal midagi olnud, on ju. Aga mõne inimesega tekib selline, et on mulle sõbrakutseid saadetud ja siis mul tekib selline tunne, et vot see oli selline kogemus, mida ma enam ei usalda. Ma olen andeks andnud, las ta olla, aga lihtsalt seda õppetundi ma ei taha enam kogeda. Ja see on meie enda valik ju, kellega me suhtleme, kellega me ei suhtle. Aga lihtsalt, et me ju, kes on haiget saanud, kes on head terapeudid, need ongi ise käinud igasugusest sitast läbi, eks ju, läbi muda ja vee, eks ju. Ja nad oma kogemuse pealt ja pluss veel juurde õpitud oskused, et nemad on tõeliselt head aitajad, sest nad teavad, nad on kogenud, nad on oma nahal tunda saanud, sest me tuleme siia maailma ju kogema, meile antakse hingedena ja sellepärast antakse need kehad, kui me siia sünnime, meile antakse need kehad, et me kogeme füüsiliselt läbi neid asju ja hingedena tõuseme, saame targemaks, tõuseme ja kui mitte selles elus, siis mõnes järgmises oleme väga sellised hästi suured inimeste aitajad ja õpetajad. Ja kuna mul on ka selles elus see elude number selline, et ma pean jagama ja aitama ja nii ma teengi. Nii et ütlen alati niimoodi, et hoia lipu kõrgel ja saba püsti edasi. Nii et ilusat õhtut teile, kullakesed, ja näeme ja kuuleme jälle. Nii et ootan aga väga huviga teie neid tagasisidesid. Aitäh teile! Nii, tõmbame nüüd selle siia poole. Nõks ja paneme kinni.